Me jätkame oma reisi Süüria virtuaalsel usulisel maastikul ja täna püüaksime vaadelda pisut lähemalt kahte olulist Süüria linna, nende religioosset iseloomu. Süürias on loomulikult on mitmeid suuri linnu olemas, kõiki me ei jõua ja ma arvan, et need kaks tükki, Aleppo ja Damaskus, on üpris head näited, need on kõige suuremad linnad, need kaks linna on ka omavahel võiks öelda konkurendid, nad on läbi pika aja mitmel moel võistelnud. Nad on võistelnud omavahel näiteks suuruse poolest, nad on üsna ühesuguse elanikkonna arvuga, kord on Aleppo suurem olnud, siis on Damaskuses tehtud nii, et ka eeslinnad on kaasa arvatud ja siis on Damaskus suurenenud, elanikkond suurenenud ja sõja ajal loomulikult keegi ei tea päris täpselt, kui palju seal ühes või teises linnas elanikke on. Mõlemad linnad, nii Aleppo kui ka Damaskus, väidavad, et nad on maailma kõige vanemad linnad. Damaskus ütleb, et meie oleme maailma kõige vanem linn, niisugune linn, mis on pidevalt kogu aeg linn olnud, sest vahepeal on teisi linnu, mis on olnud ja siis on nad oma linnaks olemise ära kaotanud. Damaskus ütleb, et ei, meie oleme veel vanemad ja nii nad siis omavahel vaidlevad. Kõigepealt läheme Aleppo juurde, Alepposse. Kohe araabiakeelne nimi on tal Halab, Aleppo on niisugune rahvusvaheliselt tuntud nimi. Kõigepealt siin kaarti pealt, ta on üleval Süüria loode osas. Siin asub Aleppo ja tema konkurent Damaskus on siin all lõunas väga Liibanoni piiri lähedal. Niisiis Aleppo juurde. Aleppo enne kodusõda, enne selle aastatuhande alguse, enne selle sajandi alguse kodusõda, mis loodetavasti lõppes eelmise aasta jõulude ajal. Enne seda kodusõda oli Aleppo väga hästi säilinud vanalinn, see vanalinna osa seal oli väga hästi säilinud, seal on müüriga ümbritsetud vanalinna osa nagu tihti mujalgi, aga see vanalinn ulatub ka väljapoole müüre. Seal oli palju erinevaid kvartaleid, niisuguseid kvartaleid, mis tegelikult juba keskajast peale võisid ise muutuda või neid võis muuta niisugusteks väikesteks kindlusteks, kui Aleppot piirati ja aja jooksul ikka on teda aeg-ajalt piiratud ja vallutatud, siis need kvartalid muutusid ise niisugusteks väikesteks kindlusteks. Seal on see pindala, terve Aleppo pindala on vana Aleppo vanalinna pindala. On kuskil umbes 3,5 ruutkilomeetrit. See tähendab seda, et ütleme, võrreldes Tallinnaga ta on ikkagi märgatavalt suurem. Seal on terve hulk üsna suuri elumaju, väga palju niisuguseid suletud katustega turgusid, alleesid, vanu karavansaraisid, hulk mošeesid ja nõnda edasi. Ütleme, minu jaoks on kõige väga iseloomulik on just see turukvartali otsas. Ma ei ole seal ise käinud kahjuks, ei jõudnud enne sõda ei olnud võimalik ja nüüd ka ei ole võimalik. See on, ütleme, niisugune tüüpiline katusealuse turu pilt.
see araabiakeelne termin, araabiakeelne mõiste, selle kohta on suuk. Kes araabia keelt on õppinud, selle jaoks ma olen siia araabiakeelse variandi ka kirjutanud. Noh, üldse Lähis-Ida turgude puhul kasutatakse seda. Muidugi te võite küsida, aga mis asi on basaar siis? Basaar on ju ka orientaalne mõiste. Basaar on tegelikult pärsiakeelne mõiste. Ta on rohkem nendel aladel, kus Pärsia mõju on olnud. See sõna basaar on kasutuses Türgis näiteks ja minu teada ka Indias on see mõiste, aga päris araabia, genuiidsetel araabia aladel on ikkagi põhiliselt sõna suuk. See on semiidi tüvi ja sarnaseid sõnu on heebrea keeles sarnase tüvega ja samuti arami keeles. See Aleppo vanalinn on loomulikult juba pikka aega olnud UNESCO maailmapärandi nimistus. Kui palju tast järgi on? Noh, nii palju, kui ma olen infot saanud, umbes 30% sellest vanalinnast hävines ära. Hävitati ära sõja käigus. Kas see on lootusetult ära hävitatud või on see taastatav? Seda jällegi ei oska praegu päriselt öelda. Mul mitte väga ammu üks tuttav arhitektuuriloolane käis ühel rahvusvahelisel konverentsil ja ta teadis rääkida, et seal olnud ka Süüria restauraatorid ja arhitektuuri restauraatorid, kes olnud suhteliselt optimistlikud, et annab taastada neid. Aga mul on siin ka mõned kurvad, üks märkus veel ette. Eesti keeles on olemas ka raamat, mille pealkirja sees lausa sisaldub see nimi Aleppo. See on briti kirjanik, kes on tõsi küll Küprose Kreeka taustaga, Kristi Lefteri raamat Aleppo linna mesinik. Tegelikult selle raamatu keskmes on ikkagi mitte Aleppo linn ise, vaid see Aleppo linna mesinik, kes on põgenik. See on põgenikuteekond Aleppost kuni Suurbritanniani välja aga seal on ka selle põgenikuteekonna algusega seoses on kirjeldusi Aleppost, eriti sellest sõjaolukorrast seal. Nii et kes on rohkem Aleppost või kes on huvitatud nende põgenike probleemist, sellel ma soovitan seda raamatut lugeda. Nii, see on Aleppos maroniitide katedraal enne sõda. Ja siin on pilt. Teiselt poolt vaadates, kas te näete seal või ei pea tuld ära kustutama? See on see pilt sellest samast katedraalist pärast sõda. Ja see sõda ei puudutanud mitte ainult kristlasi, vaid see puudutas ka moslemeid. See on Aleppo suur mošee enne sõda. Ja siin on kaks pilti sellest samast mošeest pärast sõda. See pilt on eriti hea, sest siin on, selle koha peal on see minaret olnud. Näete seda suurt kõrge minaret ja enam ei ole seda minaretti. Ja niimoodi on väga paljud hooned kannatada saanud. Nagu ma ütlesin, see vana linn, seda saab nagu kaheks jagada. Üks on see, mis on seal müüride sees, teine on, mis on väljaspool. See suur mošee oli, varemed on vanalinna müüride sees. Vanalinna müüride sees oli ka kunagi juutide kesksünagoog, kristlaste kirikud, kaasa arvatud see maroniitide katedraal, need on tavaliselt väljaspool seda müüriga piiratud ala, aga siiski vanalinna osad. Nii.
ja selle vanalinna keskel, selle müüriga piiratud keskmine osa, seal on niisugune mäe otsas tsitadelliks kutsutud ehitiskindlus, noh umbes nagu Tallinnas on, tõsi, mitte vanalinna keskel, vaid ühes ääres on kindlus, Toompea linnus kindlus, nii oli ja suuremalt jaolt on, sest mulle tundub, et see ei ole saanud nii massiivse purustuse osaliseks. See on see vanalinna keskel olev tsitadell. Nii, meil on varem juttu olnud, eriti kui me rääkisime Beirutist, et on ajaloos, eriti Osmanite riigi aja kontekstis oli niisugune tüüp linnasid nagu Levandi linnad, mis olid suuresti kaupmeeste linnad, mis olid suhteliselt tolerantse õhkkonnaga linnad ja Aleppo tegelikult kuulus ajaloos ka sellise nende Levandi linnade hulka. Ta oli kaupmeeste linn, kus tegelikult niisugused religioossed probleemid väga tihti, mitte alati küll, aga väga tihti nad allutati kaubanduslikele huvidele. Seal oli suur hulk, ta ei olnud sadamalinn, erinevalt Beirutist või Aleksandriast ja mõnest teisest linnast, Smyrnast näiteks, mis on Türgis. Ta ei olnud sadamalinn, aga ta oli niisugusel kaubateede ristumiskohal. Kaubateed, maa peal liikuvad kaubateed põhjast lõunasse, lõunast põhja ja teiselt poolt sinna Alepposse tuli välja ka siiditee läänepoolne ots. Ja seda enam, ja sealt Aleppost ei olnud pikk tee ka Vahemere äärsetesse sadamatesse. Seetõttu ta kujuneski niisuguseks Levandi tüüpi kaupmeeste linnaks, mida iseloomustavad just need suukid, turud igas mõttes turud. Nende kaupmeeste seas oli igat sorti moslemeid, igat sorti kristlasi, seal olid juudi kaupmehed, seal olid kreeklased, süürlased, armeenlased, seal oli kaupmehi Marokost ja Indiast ja kõikidest Pärsiast ja igalt poolt vahepeal veelgi rohkem, seal oli kaupmehi ka Itaaliast ja Prantsusmaalt ja Hollandist ja Suurbritanniast ja hiljem mujaltki Euroopast ja Ameerikast. Nii et see oli niisugune rahvusvaheline linn, mitmekultuuriline linn ja need Levandi linnad, nagu ma ütlesin, nad olid just iseloomulikult Osmanite ajastule, sest Osmanite ajast oli iseenesest suhteliselt tolerantne. See tähendab ta ei olnud absoluutselt tolerantne, ta ei olnud ka tolerantne mitte meie mõttes, aga võrreldes varasemate aegadega ja võrreldes mõnede teiste islami ja võrreldes mõnede teiste Euroopa kristlaste piirkondadega oli ta. Neid Euroopas olid ka, kui meil oli nendest Levandi linnadest juttu, siis ma vist ei maininud, aga tegelikult Vahemere teises otsas võiks ka rääkida seda tüüpi linnadest, kus olid suhteliselt tolerantne olukord uskude suhteks. Ühes niisuguseks, mis mul esimesena praegu meelde tuleb, on Itaalia sadamalinn Livorno, mis võib-olla on rohkem tuntud Leghorni nime all. Vähemalt põhikooli zooloogia kursusest ma mäletan, et oli olemas Leghorni kanad, kes on tegelikult siis ka Livorno kanad, aga seal oli ka teisi niisugusi linnu. Need ei ole seotud otseselt mitte valitsevate üldiste riikide režiimidega, vaid see on see kaubandus, mis inspireerib inimesi, raha tegemine inspireerib inimesi tolerantseks mõnikord. Niimoodi. Osmanid olid väga huvitatud
kaubandussidemetest Euroopaga, mida aeg edasi, seda rohkem nad olid huvitatud, see huvi tõusis kogu aeg. Ja mitte ainult kaubandussuhetest ei olnud huvitatud, vaid ka poliitilistest suhetest. Meil on varem olnud juttu niisugustest asjadest nagu kapitulatsioonid, lepingud ühelt poolt Osmani riigi valitsuse vahel, teiselt poolt ühe või teise Euroopa kristliku riigiga uusajal, ütleme kuskil umbes 16. sajandist alates hakkasid nad tekkima. Need olid lepingud, mis esiteks andsid nende, näiteks kui tehti kapitulatsioon Prantsusmaaga, siis Prantsuse kaupmehed vabastati ära, Prantsuse kaupmehed jäid igatpidi Prantsusmaa jurisdiktsiooni alla. Kui nad tegid mingisuguse sigaduse Osmanite riigis, siis tegelikult nendega tegeles Prantsuse riik. Nad ei läinud, mõnikord võisid juhtuda minna, aga tavaliselt selle kapitulatsiooni järgi nad ei oleks pidanud sattuma šariaadi kohtu alla. Ja üldse Osmanite seadused ei kehtinud nende suhtes. Kapitulatsioonidel oli oma ajalugu. Kapitulatsioonid hakkasid peale, nagu ma ütlesin, 16. sajandist, aga nad laienesid kogu aeg. Neid tuli juurde. Kapitulatsioonilepinguid sõlmiti ka teiste riikidega, nagu näiteks Austriaga, Austria-Ungari riigiga ja hiljem ka protestantlike riikidega. See tähendas ka seda, et aja jooksul et mitte ainult Prantsuse või Austria kaupmehed ei kuulunud Prantsuse ja Austria jurisdiktsiooni alla ja kaitse alla, vaid seda kapitulatsioonide piire nihutati nõnda moodi, et ka Lähis-Ida teised katoliiklased, kohalikud katoliiklased hakkasid sattuma sinna ühel või teisel moel sinna Prantsusmaa või Austria õiguskaitse sirmi alla. See oli muidugi üsna tülikese raske protsess, aga üldiselt see selles suunas liikus. Ja kui nüüd need kapitulatsioonid sõlmiti, siis selleks, et need kapitulatsioonid teostuksid koha peal, seal, kus Prantsuse kaupmehed olid, kus Austria kaupmehed olid, võib-olla Itaalia kaupmehed, Veneetsia kaupmehed, seetõttu oli vaja konsuleid, selle riigi esindajad. Ja niimoodi tekkis Aleppo teadaolevalt oligi esimene koht, kus rajati Euroopa konsulaadid. Prantsuse konsulaat ja hiljem ka teised konsulaadid, Briti konsulaat ja nõnda edasi. Konsulid hakkasid tegutsema Aleppos. Aleppo oli niisugune konsulite linn, nende konsulite mõju linnas üha kasvas, ka kohalikud valitsejad. Aleppo oli eraldi, pikka aega Osmanite riigis oli Aleppo eraldi vinajett, see tähendab eraldi niisugune provintsilaadne asi, selle kuberner, kui ta tahtis edukas igatpidi olla, siis ta pidi hakkama nende konsulitega arvestama. Pidi kuulama seda, mida konsulid soovitasid ja soovisid ja see, kõige tulemusena see mõjus linna õitsengule kaasa, nii et teatud ajal oli Aleppot peeti terves Osmani impeeriumis peeti 3. linnaks Konstantinoopoli ja Kairo järel oma tähtsuselt, oma mõjukuselt. Kui nüüd konsulid sinna tulid ja kui need kapitulatsioonid kehtisid esialgu katoliiklaste kohta, hiljem 19. sajandil ka protestantlike riikide puhul, siis kes sinna tulid Aleppost? Tulid katoliku missionärid. See tähendab, katoliku missionärid on tavaliselt ju erinevate mungaordude liikmed, erinevad mungaordud, mis tegelesid missiooniga, eelkõige jõudsid sinna, kes? Frantsisklased. Frantsisklased olid tegelikult juba üsna kaua olnud, meil on varem sellest juttu olnud, nad olid üsna kaua olnud Terra Sanctal, see custodia
see katoliku kiriku esindus frantsisklaste näol juba keskajast peale ja Terra Sanctalt on väga lühike maa Süüriasse. Nii et sinna ilmusid frantsisklased, tõsi, frantsisklased on mitut sorti. Frantsiski, kus neid ordusid on, mungaordusid on vähemalt 3 tükki. Tavaline see observantide ordu, nad on nagu perekonna moodustavad need erinevad frantsisklaste ordud, siis on kaputsiinide ordu, mis on ka niisugune missiooni, spetsiaalselt missiooni orientatsiooniga. Ja siis on see konvektiitide või minoriitide ordu, kaputsiinlaste ordu. Ja vähemalt 2 neist jõudsid sinna üsna ruttu kohale, aga ka aja jooksul ka teised ordud. Nüüd, need olid kristlikud missionärid, keda nad said seal missioneerida. Moslemite missioneerimine oli keelatud. Nad ei tahtnud endale ka pahandusi kaela sellega. Loomulikult üksikud moslemid ka said kristlasteks, aga need olid pigem erandid kui üldine tendents. Nad tegid missioonitööd kohalike kristlaste hulgas, kes olid emba-kumba, kas ida-ortodoksed kristlased või siis orientaalsed kristlased. Ja Aleppo oligi selline koht, kus kujunes, kus sündisid. Meil on varem sellest juttu olnud ja meil tuleb hiljem ka väga põgusalt, ma räägin edaspidi nendest idakatoliku kirikutest Süürias, aga just Aleppo oli see üks neid olulisi piirkondi, kus sündisid idakatoliku kirikud. Sellised kirikud, mis säilitasid oma ida- või orientaalse riituse, aga juriidiliselt nad olid osa ja on siiamaani osa katoliku kirikust. Nende missionäridega koos, lisaks sellele idakatoliku kirikute sünnile Aleppos, nii et Aleppo on niisugune väga viljakas koht selle sündimiseks. Seal oli veel teine väga oluline nähtus. Koos missionäridega jõudsid Alepposse ka koolid, missionäride koolid, sest hariduskool on üks oluline missiooni väga oluline, võib-olla üks olulisemaid missiooni tegureid. Iga mõistlik missioon hakkab kõigepealt rajama koole lastele, kõikidele lastele, mitte ainult kristlastele, vaid mida laiemalt sinna lapsi tuleb erinevatest ringkondadest, seda parem. Alepposse tekkisid väga mitmed missionäride rajatud koolid. Kui varem, siis kui Aleppost kujunes niisugune rahvusvaheline kaubanduskeskus, kui siis oli põhiliseks selleks lingua francaks Aleppos, millest kaupmehed põhiliselt suhtlesid, vähemalt ida ja lääne kaupmehed omavahel, oli itaalia keel või vähemalt mitte see itaalia keel, mida te võib-olla televiisorist kuuleb või filmis, aga see oli see pidžin itaalia keel. Nüüd, kui hakkasid tekkima need koolid, missioonikoolid, siis need koolid olid eelkõige prantsusekeelsed. Sest suur enamus missionäre, kes sealkandis tegutses, olid Prantsuse missionärid, Prantsusmaalt tulnud ordude missionärid. See on nii veider asi. Prantsusmaal ju viimase 200 või rohkem kui 200 aasta jooksul see valitsuse suhtumine kirikusse on niisugune kõikuv. Kord on ta väga kirikumeelne olnud ja kord on Prantsuse valitsused olnud jällegi väga kirikuvaenulikud. Aga isegi nendel perioodidel, kui Prantsusmaa valitsus oli kirikuvaenulik oma kodumaal, siis oli ta väga kirikusõbralik välismaal. Need sekulaarsed kirikuvaenulikud valitsused väga palju toetasid ja aitasid kristlike missionäride tegevust seal, kus nad parajasti tegutsesid. Nii et prantsuse keel hakkas kujunema aja jooksul Aleppo haritlaskonna keeleks, mitte omavahel ei rääkinud prantsuse keeles mitte ainult missionärid, vaid ka Aleppo kristlased hakkasid omavahel rääkima prantsuse keeles, kui nad olid koolis käinud haritud. Ja mitte ainult nemad, vaid ka Osmani riigi pašad, kes resideerusid
Aleppos, kes olid seal valitsusametnikud, hakkasid ka omavahel prantsuse keeles rääkima, mitte türgi keeles, mitte Osmani-Türgi keeles, vaid prantsuse keeles. Ja nagu ma ütlesin, need kokkulepped riikidega, kristlike riikide ja Osmani riigi vahel panid kristlased, kui need olid katoliiklased, siis pandi nad Prantsuse jurisdiktsiooni alla, aga ja tegelikult see Osmani riigi milleetsüsteem ka, kui kahel kristlasel oli omavahel mingisugune kohtuasja õiendada, siis nad ei pidanud minema šariaadi kohtusse. Kristlastel olid omad kohtud olemas, aga vähemalt Aleppos on märgatud seda, et nii mõnigi kord, kui kaks kristlast omavahel vaidlesid, siis nad läksid šariaadi kohtusse. Sellepärast, et šariaadi kohtus sai kiiremini asju ajada kui kristlaste kohtus. Et see šariaadi kohus, see on ettekujutus tänapäeva inimestel, et see on saatanlik süsteem, see šariaadi kohus. Nii vähe, kui mina seda tean, ei ole. Et see, kuidas Aleppo kristlased eelistasid šariaadi kohut, näitab seda, et šariaadi kohtus on täpselt samamoodi võimalik õigust saada. Ja teine grupp kristlasi, seal oli veel eraldi üks grupp kristlasi, kes eelistasid šariaadi kohut kristlikele kohtutele. Need olid naised. Naistel oli võimalik saada šariaadi kohtus neile vastuvõetavamaid kohtulahendeid kui kristlikes kohtutes. Nii et šariaadi kohus vähemalt ajalooliselt on teatud aegadel olnud naiste sõbralikum kui kristlaste kohus. See, et Aleppo oli üldiselt tolerantne, ei tähenda seda, et seal aeg-ajalt ei esinenud vägivalda. Seal esines mitmesugust vägivalda ja üks suuremaid kristlaste vastaseid vägivalla laineid, massimõrv, lausa kristlaste massimõrv toimus 1850. aastal, kui moslemid hakkasid mässama kristlaste vastu. Miks just sel ajal? Mis oli see põhjus? Need põhjused vähemalt tänapäeval arvatakse, et need ei olnud eelkõige mitte religioossed, mitte sellepärast ei hakatud kristlasi maha lööma, et neid sundida väevõimuga, vähemalt neid, keda ei löödud veel maha, et neid sundida moslemiks hakkama. Sellest vist ei olnud keegi eriti huvitatud. Seal olid teised põhjused, see oli viha kristlaste vastu ja millest see viha? Üks olulisi põhjuseid oli see, et kui arenes Osmani riigi kaubandus Euroopaga, siis kõige suuremat kasu said need kohalikud kaupmehed ja ettevõtjad, kes olid kristlased. Kristlastel oli Prantsusmaa, Veneetsia, Genua, Austria, Inglismaa, etc. kaupmeestega asjade ajamisel oli eeliseid. Oli suuri eeliseid ja üldiselt 19. sajandi jooksul Aleppos kaubanduskeskuses toimus niisugune kapitali akumulatsioon. Inimesed said üha rikkamaks ja kristlased said tunduvalt kiiremini rikkamaks kui moslemid. Ja see ei meeldinud moslemitele. See oli üks põhjus. Teine põhjus oli seal veel, seotud sellega sarnane, aga teise nurga alt. On niisugune nähtus nagu Osmani riigis nagu Tanzimat. Tanzimat, see on teatud periood Osmani riigi ajaloos. Tanzimat on periood, see on nähtus, kus Osmani riigi juhtkond hakkas tegema ümber need vanu islami seaduseid Euroopa pärasteks. Osmani sultanid, kaliifid olid juba pikka aega seda meelt olnud, et Osmani impeerium peab Euroopaga sammu pidama ja euroopastuma.
ja Tanzimat oli see periood, kui neid seadusi hakati muutma. Millised olid vanad seadused? Vana traditsioonilise Osmani õiguse järgi kõik mitte moslemid, see tähendab juudid, kristlased, armeenlased, kes olid eraldi teistest kristlastest võetud, need olid nõnda nimetatud thimmide seisuses, nõrga teega thimmi, sellest on meil varem juttu olnud ja küllap tuleb veel edasi, aga thimmide seisuses, nad olid niisugused, ütleme, halvas mõttes põlatud. Nad olid teise või kolmanda järgulised kodanikud, kellel ei olnud me võiksime tänapäevaselt öelda, kõiki kodaniku õigusi, kuigi ega moslemitel tänapäevases mõttes ka kodaniku õigusi ei olnud, aga ikkagi nad olid niisugused, mitte küll päris orjad, aga põlatud alamklass, kellel ei olnud kõiki õigusi ka kohtus näiteks ja nii edasi, nad ei saanud moslemi peale kaevata näiteks ja nii edasi, aga selle uue Tanzimati seaduste protsessi käigus see thimmide staatus kaotati ära. Et kristlastel, juutidel ja armeenlastel, kes ju tegelikult on ka kristlased, neil said samad õigused, mis moslemitelgi. Nad pidid hakkama käima Osmani sõjaväes. Varem olid nad sellest erilise maksu eest vabastatud. Neid ei lubatud sõjaväest hakata, aga see veelgi hullem, nad ei tohtinud vanasti hobuse seljas ratsutada, aga nüüd tohtisid. See ajas osadel moslemitel hinge täis, et need, kes vanasti sõitsid eesli seljas, võisid paremal juhul sõita. Nüüd hakkasid hobuse seljas, see oli ülekohus moslemite, vähemalt osade moslemite meelest. Ja veel suurem ülekohus mõnede moslemite arvates oli see, et kristlased ja juudid tohtisid omada orje. Seda polnud enne nähtud kunagi islamiriigis. Orjade omamise õigus oli ainult moslemitel. Ja nüüd nad tohtisid ka järsku orje omada. See oli samuti ebaõiglus ja ülekohus moslemite suhtes. Sõnaga, et oletatavasti oli see just tõukeks, et aastal 1850 toimus vägagi ja veel üks asi, selle Tanzimati uute seadustega. Kristlastelt ei võetud ära seda maksu, mis neil varem oli, aga see maks pandi ka moslemitele peale. Ja see oli ilmselt veel üsna suur ülekohus moslemite meelest. Nagu te ise me ajalehest loeme, kuidas kui makse tõstetakse, siis kõik arvavad, et see on ülekohus. Et samamoodi ka need moslemid arvasid, et see on ülekohus ja kellele seda kätte tasuda ikka kristlastele. Nii et 1850 toimus seal üsna korralik moslemite mäss kristlaste vastu. Aga see oli üks niisugusi haruldasi juhtumeid, kus Aleppos oli võitlus kahe erineva usundi vahel. Aleppos juhtus mõnikord, et tänaval läksid omavahel võitlema ida-ortodoksed kristlased ja katoliiklased. Seda tuli tihedamini ette kui moslemite ja kristlaste vahelist tüli. Aga samuti ka islami enese sees. Islami eneses just see oli nii imelik, et siis, kui see kristlaste vastane ülestõus maha rahustati 1850, paari kuu pärast toimus moslemite omavaheline, see oli niimoodi, et nad nagu tahtsid kakelda, aga neil keelati kristlasi kiusata, siis nad läksid omavahel kaklema. Ja see oli kaks niisugust erinevat, jah, see oli jälle niisugune sotsiaalsete kihtide. Seal oli kaks suurt ja mõjukat sotsiaalset kihti, kes omavahel läksid, kelle vahel puhkesid vägivald. Ühed olid Ashrafid. Kes on Ashraf? Ashraf on araabiakeelne mitmuse vorm sõnast šarif. Šarif on see õilis. Mingi kaudne vaste oleks aadlik võib-olla. Need olid need
kes olid maaomanikud, jõukad maaomanikud, kes ütlesid, et noh, nad on alati maaomanikud olnud, kõik on nad prohvet Muhammadi järglased ja nende käes oli suur osa ümbruskonna maast, terved külad, paljud majad Aleppo linnas. Ja teine, kellega nad tülli läksid, olid janitšarid. Janitšarid, jah, see on vana Osmani riigi sõjavägi, aga janitšaridest kujunes välja ka, me võiksime öelda reservi või erru läinud janitšaridest kujunes välja niisugune kaupmeeste ja käsitööliste klass. Et ka see oli üsna suur üle-eelmise sajandi keskpaigas Aleppos, nii et seal puhkes üsna verine konflikt kahe erineva islami erakonna vahel. Muidugi lõpuks nad suruti mõlemad, kõik need asjad suruti maha. Nüüd Prantsuse protektsiooni ajal kahe maailmasõja vahel oli Aleppo üsna edukas. Elanikkond kasvas jõudsasti, elanikkond pärast esimest sõda kasvas kelle arvel eriti armeenlaste ja süürlaste arvel, kes põgenesid Türgi aladelt. No, osa põgenes juba esimese maailmasõja ajal, kui neid taheti ära tappa ja teised, keda ei tapetud, neid lihtsalt sunniti 20. aastate alguses Türgi aladelt lahkuma. Nii et Aleppos suurenes väga tugevalt kristlaste osakaal. Aastal 1930 olevat linnas olnud üldse 220 000 elanikku, nendest ainult 52% olid moslemid. Ülejäänud olid kristlased, juudid, Armeenia kristlased. Armeenia kristlasi oli lausa 28%. Teisi kristlasi oli mõnevõrra vähem ja 4% oli juute sel ajal. Nüüd edasi, perekond Assadi valitsemise ajal tegelikult Aleppol läks üsna hästi. Kuna see ei olnud nii palju domineerivalt sunniitide linn, seal oli neid vähemusi hästi palju esindatud ja väga, ütleme, väga jõuliselt, siis Assadide aegne Süüria valitsus üldiselt soosis vähemusi ja tundub, kaugelt vaadates tundub, et Assadi režiim tegi ka üht-teist selleks, et Aleppot omal moel eelis arendada. Seal näiteks see, et ta pandi UNESCO maailmapärandi nimistusse ja siis hakkas riik hakkas huvi tundma selles, et seal niisugust restaureerimistööd teha. 90. aastate alguses sõlmiti Süüria valitsuse ja Saksamaa vahel, Saksa valitsuse vahel leping, millega sakslased investeerisid väga suurel hulgal raha Aleppo vanalinna restaureerimiseks ja taastamiseks ja hooldamiseks ja säilitamiseks. Samuti ka meile juba tuttav Aga Khani sihtasutus, meil on varem juttu olnud, see on see Ismailiitide vägagi rahakas sihtasutus, Aga Khani Foundation pani üsna suuri summasid Aleppo arendamisesse. Elanikkond kasvas, seal oli 1946 oli kuskil 340 000 inimest, 70 oli seal 900 000 ja 2004 oli seal juba üle 2 miljoni elanikkonna. Nii et see kasvamine oli üsna märgatav. Nagu ma ütlesin, Süüria kodusõja ajal lasti märgatav osa sellest vanast Aleppost lasti sodiks lihtsalt.
ja tänapäeval ja seal on väga palju, nagu see raamatki, mida ma siin soovitasin lugeda, viitab, aga väga palju aleppolasi, nii moslemeid, kristlasi ja teisi on asunud elama mujale Ameerikasse, nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikasse, Euroopasse ja mujale. Nii et tänapäeval juba räägitakse, et see vana Aleppo elab edasi virtuaalselt põhiliselt nende põgenike teaduses või nende põgenike kogukondade teaduses, mis on mujal maailmas, et tänapäeva enda Aleppos on see õhkkond kadunud. Kirjanduses räägitaksegi tihti, et Aleppo oli viimane Levandi linn, nendes Levandi linnade reas Aleksandria, Smürna ja nii edasi, viimane, mis kadus Levandi linnade nimekirjast ja lõpetas Levandi linnade eksistentsi Süüria kodusõja ajal. Ma ise päris niimoodi ei arvaks, ma arvan, et tegelikult Aleppo kaotas oma sellise Levandi linna staatuse tunduvalt varem. Seda võib isegi peaaegu, et tunniajalise täpsusega öelda. No paaritunnilise täpsusega. See oli 1947, 30. november varahommikul. Miks ta kaotas sel ajal? Sellest me tuleme edaspidi juttu nende sündmuste juurde, mis minu arvates lõpetasid ära selle niisuguse tolerantsuse vaimu, mis kunagi Aleppos oli valitsenud. Nii palju siis Aleppost. Nii palju Aleppost ja nüüd me peaksime minema. Üks asi veel, ma tegelikult juba eelmine kord unustasin ära ja täna tahtsin ka ära unustada, aga mul see slaidid tuletasid mulle meelde. Meil oli, kui te mäletate, oli eelmine kord juttu sellest, kui me tulime sealt Türgi Hatay provintsist, hakkasime lõuna poole tulema, enne kui me nendesse kristlikesse asundustesse jõudsime seal ja kristlaste orgu ja kloostritesse. Esimene asi, kohe pärast piiri tuli meil tuli vastu Samba pühaks Simeoni kirik, õigemini selle kiriku varemed. Tegelikult see ei ole, see Samba pühaks Simeoni kiriku varemed ei ole mingisugune üksildane vare kusagil tühjuses, vaid see piirkond, kus ta asub. See on üsna suur piirkond. See on umbes 5000 ruutkilomeetrit suur. Ma kohe kaarti peal näitan ka. Aleppost põhja ja lääne poole, sealt Türgi piirist alla lõuna poole tulles umbes üle 100 kilomeetri. Seda piirkonda kutsutakse, selle kohta öeldakse surnud linnad. Surnud linnad. Mida see tähendab, et see on surnud linnad? See on see piirkond. Siin on, näete, Aleppo on siin, see Samba, siit läheb see Türgi piir niimoodi, Samba pühaks Simeoni kiriku varemed olid kuskil siin, umbes selle koha peal. Aga see surnud linnade piirkond on kõik see suur piirkond ja tegelikult ta läheb isegi natukene põhja poole veel siit kaartist välja isegi, aga see on see põhiosa, seal on mõnede andmete kohaselt 700 asunduse varemed. Mõned ütlevad, ei, tegelikult on neid üle 800. Üle 700 või 800 kunagise asunduse varemed. Seal oli kuskil 3., 4. sajandil tekkis sinna selline väga produktiivne põllumajanduspiirkond. Rajati kivist ehitisi, maju, saunasid ja nii edasi. See kristjaniseerus ruttu ära, sinna ehitati, see on Hilis-Rooma ajal ja vara Bütsantsi ajal ehitati kirikuid seal. Need mustad punktid selle kaardi peal näitavad neid suuremaid asunduskohti, aga peale nende on veel, nagu ma ütlesin, umbes 800. Seal on, kõik on varemetes, sest et kusagil 8., 9., 10. sajandil jäeti see piirkond maha.
jäeti see piirkond maha ja pärast seda ei ole seal erilist suurt asundust olnud. On üksikuid külasid, aga ei ole olnud neid tegureid, mis oleks need vanad varemed maha tõmmanud, vaid nad on üsna hästi säilinud. Niisugusel, nagu varemed ikka, eks ole. Aga suhteliselt hästi säilinud, alles viimasel ajal, eriti just kodusõja ajal on sinna kanti põgenikke tulnud ja kahju küll, nad on hakanud oma enda hooneid ehitama sellest ehitusmaterjalist, mida seal võtta on, sellest vanadest Hilis-Rooma aegsest ja Bütsantsi aegsetest hoonetest. Seal on kirikuid väga palju, seal on sadades. On kirikute varemed, seal on kloostreid, kabeleid, et cetera. Ja see on niisugune kunagi väga elav kultuuripiirkond olnud, mis 10. sajandiks, umbes orienteeruvalt 10. sajandiks, on tühjaks jäänud. Seal on suhteliselt vähe arheoloogilisi uurimistöid tehtud. Mingil määral on, aga suhteliselt vähe. Sealt saaks väga palju rohkem. See on niisugune, arhitektuuriloolased ütlevad, et see arhitektuuri stiil, mis seal on, et see on omamoodi niisugune süntees. Ühelt poolt see Vahemere hellenistlik või Rooma stiil, ta ilmselt see piirkond, üks võimalus, et selle piirkonna põllumajandus kunagi toitis umbes kusagil siin asunud Antiookiat. Suhteliselt läheduses oli Antiokia, mis oli suurlinn ja vajas suurel hulgal igasuguseid asju. See oli väga suuresti näiteks oliivide kasvatamise piirkond. Et ühelt poolt oli seal arhitektuuri stiili on väga palju mõjutanud. Muidugi ajaloos muutus see asi, aga mõjutanud Antiokia oma eeskujude ja ehitusmeistriteks, aga teiselt poolt seal on nähtud ka seda niisugust orientaalset süürlaste või aramite mõju, nii et see arhitektuur on seal väga huvitav niisugune ida ja lääne süntees ilmselt olnud. Nüüd, miks ta ära kadus see asi? See on, omal pool on siiamaani on ta saladus tegelikult, ega päris täpselt kindlat vastust selle kohta ei ole, seal on rohkem kui üks hüpotees selle kohta. Üks võimalus, et moslemite vallutused. Teised ütlevad, et aga esimestel moslemite sajanditel see eksisteeris edasi, ta ei kadunud ära. Teised ütlevad, et aga siis kui abassiidid said võimule, need, kes hakkasid valitsema Bagdadist, mitte Damaskusest enam, võib-olla sellepärast, et abassiidide. Teised ütlevad, et tegelikult seda võis mõjutada see, et Antioquia kui väga tähtis kaubasadam, kust veeti välja igasugused põllumajandustooted mujale, see kaotas oma tähtsuse ja seetõttu lihtsalt nendel inimestel ei olnud oma toodetega midagi teha. Mõned ütlevad, et ei, et tegelikult põhjuseks oli see, et see pinnas siin erodeerus. Pinnas erodeerus ja põllumajandustoodang langes, kadus ära, inimesed läksid ka minema. Teised ütlevad jälle, et tegelikult see piirkond oli miafüsiitide piirkond ja Bütsantsi võim oli nende vastu. Ma mäletan kunagi ammu väga palju aastat tagasi, kui ma bütsantinistikat õppisin, siis just ma ühe vene kuulsa bütsantisti raamatus, ma mäletan see oli veel tsaariaegne mees, ta kirjeldas seda, kuidas ta jalutas nende varemete vahel ja kuidas ta mõistis, et Bütsants oli hävitanud ära terve selle miafüsiitliku kultuuri, tähendab üks kristlus oli hävitanud ära teise kristluse. Tol ajal mul ei olnud aimugi sellest surnud linnade piirkonnast, aga nüüd ma tagantjärgi sain selle kokku panna, et see reisikirjeldus ja see, mis ma nüüd tean selle kohta. Nii et see on nagu ma ütlesin, mitmeid erinevaid hüpoteese olemas, aga mis selleks päris põhjuseks oli, päris kindlasti veel ei ole selge. Nii, aga nüüd me läheksime järgmise teise linna juurde.
siin on üks niisugune pooljuhuslik pilt ühest selle surnud linnade piirkonna kirikuvarvest, aga neid on seal kümneid, sadu, võib-olla isegi 1000 niisuguseid varemeid. Läheme siis Damaskusesse, Damaskuse juurde. Nii. Ma näitan võib-olla, no jah, seda pole vaja näidata, te mäletate, kus ta on. Damaskus on tegelikult niimoodi, ta on oaasis, mis on surutud. Ühelt poolt ida pool on tal see Süüria kõrb, mis teda piirab. Teiselt poolt on Anti-Liibanoni mäestik, ta on selle oaas, mis on pressitud kõrbe ja Anti-Liibanoni mäestiku vahele. Nagu meil oli juttu, nagu ma mainisin ka, oli see, et ta on pidevas võistluses olnud Aleppoga. Suuruse poolest, vanuse poolest, mõjukuse poolest, et cetera. Aga ta on ka põhimõtteliselt vägagi erinev Aleppost. Kui me Aleppo puhul võiksime öelda, et Aleppo on eelkõige suukide linn. Siin on jälle üks niisugune juhuslik foto Aleppo ühest suugist väga paljude suukide hulgas. Ja see suuk oleks mõnes mõttes niisugune Aleppo sümbol, vähemalt sõjaeelse Aleppo sümbol. Siis Damaskuse sümboliks on mošeed, võiks öelda. Mošeed, see on kõige tähtsam mošee, sellest ma mõne hetke pärast räägin natukene lähemalt, see on Umayadide mošee, aga ta on Aleppo kaupmeeste linn, Damaskus religioossete tegelaste linn, tal on olnud väga tähtsat rolli etendanud religioonides. Damaskus on mitte ainult nüüd kristluse ega islami jaoks ta ei ole religioosselt tähtis olnud, vaid ta on olnud ka religioosselt tähtis näiteks Rooma ajal, see on ühe Rooma templi varemed tänapäeva Damaskuses. Seal on neid roomaaegsete templite varemeid rohkemgi, aga eriti palju on neid maa all ja Damaskus on selles mõttes ka niisugune kurb linn, et seal ei saa praktiliselt peaaegu, et ei saagi arheoloogilisi uurimisi teha, sest peal on uued ehitised. See on seesama probleem, mis on näiteks ka Jeruusalemmas. Jeruusalemmas ma arvan, et kui võimalik oleks üks arheoloogide paradiis nagu Damaskuski, aga ei pääse lähedale. Ja mitte ainult üks pragmaatilised asjad, et hooned on ees, vaid seal on see inimeste teadus ka. Kui keegi arheoloog tahab kaevata, siis loomulikult kohe ütleme, kui see on kristlasest või eurooplasest arheoloogist, moslemid ütlevad, näe, ta tahab meie usku, aga samuti ka juudid ja kristlased, ega nemadki ei ole teab, mis arheoloogide sõbrad seal. Nii, aga mitte ainult see linna kese, vaid linna ümbruskond, eriti seal mägede pool Anti-Liibanoni eelmäestikus, seal, nüüd ta on juba vist praktiliselt juba Damaskuse sees, aga seal on üsna palju niisuguseid kohti, mis rahva kultuses on seostatud abrahamlike usundite nii-öelda ühisosaga. See abrahamlikel usundil, judaismil, kristlusel, islamil on ju üsna suur, vähemalt vanade lugude või nende lugude modifikatsioonide kogum ühine. Ja kui seal Damaskuse ümber rännata, eriti mägede poolses osas, siis seal on palju koopaid ja künkaid ja rahnusid, mille kohta rahvast võib rääkida, vot siin oli Aadam.
siin on näete, Aadama jälg on peaaegu järgi. Siin on nii edasi, see pildikene, mis mul on, ta ei ole eriti hea kvaliteediga, aga paremat ma ei leidnud ka see on üks koobas seal kohe Damaskuse juures, selle nimi on verekoobas. Ja nii moslemite kui kristlaste kui ka juutide kunagi seal elanud juutide jaoks oli sellel üsna suur tähendus, sest kõik teadsid, mis asjad kõik seal on juhtunud, aga kõige tuntum, mis seal oli see, et seal oli see koht, kus Kain tappis Aabeli ära. Näete, tal on natuke punakast pinnast on ka seal ja kivimeid ja see on juba väga pikk teadmine. Tõsi, moslemid ei ütle, et Kain tappis Aabeli ära, vaid nemad ütlevad, et Kabil tappis Habili ära. Sellesama loo variant, lihtsalt islami variant. Et see ümbruskond, kui pisut liialt kubiseb niisugustest kohtadest, mis kõik on seotud nende vanade legendidega, mis on pandud vähemalt seosesse vanade abrahamlike usundite legendidega. Moslemite jaoks on loomulikult kõige olulisem umayyadide mošee, mis on selle vanalinna, seal on ka vanalinn, mis kunagi on müüride ja väravatega olnud ümbritsetud. Seal see vanalinn on umbes Tallinna vanalinna suurune, kuskil natukene alla ruutkilomeetri. See on väga uhke mošee, siin on mul mõned pildid selle mošee sisehoovist. Ja see on väga kõrgelt hinnatud mošee. Selle mošeega on ka niisugune asi, et selle koha peal on kunagi varem olnud aramite tempel, siis kui aramid sealkandis domineerisid. Siis on selle aramite templi koha peale roomlased ehitanud kunagi Jupiteri templi. Ja kui roomlaste aeg sai otsa, tuli kristlaste aeg, siis rajati sinna Risti ja Johannese suur kirik, väga võibas kirik, kus säilitati Risti ja Johannese pead. Ja kui moslemid tulid, siis moslemid ütlesid, olgu, et me oleme ju sõbrad. Teeme niimoodi, et pool kirikut on teie oma ja pool kirikut meie oma. Ja esimesed 50 aastat oligi niimoodi, et moslemid palvetasid ühes kiriku otsas ja kristlased teises. Aga siis kuskil 8. sajandi alguses ütlesid moslemid, kuulge, see ikka päris hästi ei sobi, et teie siin käite. Ja 8. sajandi alguses ehitatigi see umayyadide mošee, kusjuures seal on siiamaani olemas pühamuu, mille kohta ka moslemid ütlevad, et siia on maetud Risti ja Johannese pea. Ta on mõned korrad maha põlenud, juhuslikult läinud põlema. Teda on mõned korrad ära hävitatud. Kõige suurema või vähemalt ühe suurema hävingu põhjustas kõige islamlikum valitseja, kes ise võttis endale nimeks, ta on islamimõõk. Tema nimi oli Timur. 15. sajandi, ma ei mäletaks, 1402 umbes nii pluss miinus üks aasta vallutasid Timuri väed selle ja Timuri korraldusel hävitati see mošee ära koos kõigi ülejäänud Damaskusega. Nii et ega ei ole aeg ega ka moslemid ise olnud väga suurepärased mošee hoolitsed, aga ta on vähemalt piltide järgi vaadates, ta on ikka väga ilus ja huvitav ehitis. Teda peetakse ka üheks vanimaks ja üheks suuremaks mošeeks üldse, vähemalt sealkandis. Nii et, aga see mošee, sellega seoses on igasuguseid uskumusi, nii nagu selle punase kiviga koopa puhul oli palju igasuguseid uskumusi, nii ka selle mošee on koht, mis meelitab palju palverändajaid, moslemitest palverändajaid. Ma ei tea, kas kristlased ka käivad seal Risti ja Johannese pea pärast, ma ei oska seda öelda. Minu tutvusringkonnas keegi ei ole käinud igatahes seal Risti ja Johannese
säilitatud pea pärast või mitte säilitatud, ta on sinna maetud. Aga selle uskumuste puhul siin on üks põhiuskumusi on, või üks niisuguse levinud uskumusi on see on rahva hulgas see, ma arvan, et islami õpetlased kindlasti ei jaga seda uskumust, aga rahva seas on levinud uskumus, et üks palve seal mošees, üks seal peetud palve on võrdne 30 000 palvega mujal. Nii et kui te olete üks kord seal ära palvetanud, siis te võite 30 000 korda vahele jätta ja aega kokku hoida, nii et see mõju on. Teine oluline ettekujutus on see, et niimoodi. Nüüd see minaret siin, see on Issa minaret on selle nimi. Issa minaret, Issa on araabia keeles Jeesus. Jeesuse minaret, nii et see on ametlik nimetus tal Jeesuse minaret ja ettekujutuse kohaselt, uskumuste kohaselt aegade lõpus, kui tuleb kohtumõistmise aeg, siis Jeesus mängib olulist rolli islami eskatoloogias. Jeesus tuleb maa peale just nimelt selle minareti kaudu. Sellepärast kannab ta nimetust ka Issa minaret. Damaskus ei ole moslemite jaoks oluline mitte ainult selle suure ja hiilgava ja ilusa mošee tõttu, vaid ta on läbi paljude sajandite olnud seotud ka hadžiga. Hadž on üks niisuguseid islami termineid. Hadž on palverännak Mekkasse ja Medinasse. Mekkasse, no sinna on mindud mitmeid erinevaid teid pidi, aga üks olulisi teid ja see palverännak Mekkasse ja Medinasse ehk hadž on üks peaaegu et kohustuslik asi moslemi, vähemalt moslemi mees moslemi jaoks, et ta elu jooksul teeks vähemalt ühe hadži, ühe palverännaku Medinasse ja Mekkasse. Ja suur osa neid palverändureid on läbi paljude sajandite tulnud just nimelt põhja poolt Damaskuse kaudu. Damaskusesse ja Damaskusest edasi siis läbi kõrbete lõuna poole Mekkasse ja Medinasse. Ja Damaskus oligi väga kaua aega selleks kogunemiskohaks. Kui kogunesid kõik, see hadži aeg on üks kord aastas, teatud ajaks kogunesid palverändurid, ükskõik kust nad tulid, Euroopast, Kaukaasiast, Kesk-Aasiast, kui Damaskus vähegi jäi nende tee peal ette, siis seal Damaskuses koguneti kokku ja siis sellise suure karavaniga liiguti alla lõuna poole Mekkasse ja Medinasse. Koos see karavan, on väidetud, et niisugune tavaline karavan oli umbes 20 000 inimest kogunes sinna kokku. Ja see, vähemalt Osmanite ajal oli see asi väga organiseeritud. Kogu selle ürituse eest vastutas Damaskuse kuberner, tema organiseeris selle karavani, see oli ette nähtud struktuur, see ei olnud niimoodi, et te lähete juhuslikku kohta seal karavanis, ei, seal oli sõltuvalt teie staatusest ja kõigest muust olid kohad ette, kes on eespool, kes tagapool, kõige lõpus olid šiiidid, kes tahtsid sinna minna. Ja siis see karavani minek sinna, see oli niisugune, et esimesed hakkasid juba pikka aega enne selle lahkumist hakkasid sinna tulema Damaskusesse ja see, et ta oli hadžiga seotud karavani kogunemis- ja lähtekoht, see oli väga oluline sissetulek Damaskuse jaoks, sest kõik need paarkümmend tuhat, kes sinna tulid, nad tahtsid süüa, juua, elamist vahepeal, enne kui see asi hakati teele minema, varustust osta, ega siis kodust ei võetud seda varustust kaasa, vaid seda osteti ikka koha pealt. Ja käidi koha pealsetes mošeedes palvetamas, nii et ütleme niimoodi, et Aleppo teenis tavaliste kaupmeeste pealt, aga Damaskus teenis palverändurite pealt. See oli väga oluline sissetuleku allikas. Ja seal tuli palgata ju teejuhte ja kaameleid ja ihukaitset, sest see reis
reis Damaskusest Mekkasse, seal olid oma ohud olemas, seal olid peduiinid, kes olid ka moslemid, aga ikkagi neil meeldis röövida neid palverändureid ja nii edasi. Aja jooksul tuli ka raudtee jõudis sinna kanti, tõsi, mitte päris Mekkasse, aga siiski suur osa sellest teekonnast oli raudteega. Ja kõige lõpuks kõige hullem asi tulid lennukid, nii et tänapäeval on neid väga vähe, kes läbi Damaskuse lähevad Mekkasse. Minu teada lähevad veel vähemalt enne kodusõda läksid Damaskuse kaudu Mekkasse Kaukaasia moslemid, kes tulid kogunesid Damaskuses veel oma 20 aastat tagasi kindlasti ja hakkasid seal vaipasid müüma. Neil olid oma kodumaal tehtud vaibad olid kaasas, nad müüsid need ära ja said see raha, mille abil osta varustust, et minna Mekkasse. Aga kas see nüüd ka toimib pärast sõda, ei oska öelda. Damaskus ei ole mitte oluline ainult sunniitide jaoks, vaid ta on oluline ka šiitide jaoks. Seal on üks väga oluline mošee, ühe väga olulise tegelase hauaga. Selle tegelase nimi on Saida Zainab bint Ali. Saida Zainab bint Ali. Tema haud on seal, tema mošee on seal. Vähemalt jällegi enne kodusõda. Igal aastal käis šiia aladelt Iraagist ja Iraanist käis 100–200 000 palverändurit tema Damaskuse mošees. Kes ta siis oli? See nimi tegelikult ise ütleb iseenesest palju. Saida on see, mille meessoost vorm on Said, see on tiitel. See on see isand või emand, kes on prohveti järeltulija. Bint on tütar, nagu Ibn on poeg, eks ole, Bint on tütar, Ali tütar, emand Zainab, Ali tütar. Ali oli Muhammadi onupoeg ja tütre mees, tema väimees. See, kelle kohta šiiidid ütlevad, et ta oli, vähemalt osa šiiite ütleb, et ta oli esimene imaam. Esimene imaam sellest 12. Imaami šiitide meelest oli 12 imaami, esimene selles reas, teiste jaoks veel pikemas reas. See oli siis Muhammadi tütretütar tegelikult. Tütretütar, kes on väga, väga oluline kultuse isik, kelle poole on kultus väga suur osa šiitide kultusest. Aga seal on teistegi oluliste šiitide haudu, nii et seal on oma niisugune kompleks, kus on surnuaiad ja see on sellesama Zainabi nimeline mošee Damaskuses. Aga neid mošeid ja kultusobjekte ehitisi on siin veel teisigi, aga Zainab on niisugune tegelane, kelle nime võiks meelde jätta, et ta oli Ali tütar. Nii et see on oluline, Damaskus on oluline koht ka šiiitide jaoks. Damaskuse elanikkonnast orienteeruvalt 10% on üldse šiidid, igasugused šiidid, alaviidid ja 12. imaami šiidid ja nendest me räägime tulevikus natuke lähemalt, kes nad on, mille poolest nad erinevad. Nii, aga Damaskus on oluline ka kristlaste jaoks. Mitte ainult nende koobaste pärast, kus võib-olla oli Aabel, aga võib-olla ei olnud ka. Rahvas igatahes teab seda, aga ta on kui te loete Uut Testamenti, siis te saate teada, et apostlite tegude raamatust 9. peatükist seda lugeda, kuidas sinna läks üks kristlaste tagakiusaja nimega Saul ja mis tal kõik Damaskuse lähedal juhtus, kuidas ta pimedaks jäi ja siis pöördus, sai kristlane ja sai nägijaks. Ja kui te sealt loete, siis seal kirjutatakse seda, kuidas üks kristlane sai ilmutuse, et ta läheks
Apostel Paulusele vastu tänavale, mille nimi oli Sirge tänav. See Sirge tänav on tänaseni olemas. Tänaseni olevas Damaskus kannab täpselt seda sama nime nagu 2000 aastat tagasi. See ongi pilt sellest, see on vanalinnast, ta on niimoodi, et ta läbi läheb umbes läänest itta läbi, noh, mitte täpselt, aga enam-vähem niimoodi, tõesti pikk, ühest otsast teise pikk Sirge tänav. Ja see tänav on siin olemas, kus pime Paulus üles korjati ja vastu võeti sealsesse kristlaste kogukonda. See on üks ka Damaskuses koht, mille kohta arvatakse, et seal sai Paulus taas nägijaks. Selle koha peal on Ida-ortodokse kiriku klooster ja see on selle kloostri kirik, üsna moodne ehitis. Kristlaste see vana Damaskuse vanalinn on nii nagu paljud teisedki Idamaa vanalinn, ta on kvartaliteks jaotatud, seal on olemas kristlaste kvartal umbes 1/4. Nii et noh, sõna otseses mõttes kvartal, seal on juudi kvartal olemas. Ka natuke väiksem neljandik, aga ka umbes neljandik ja siis see ülejäänud osa, see on moslemite ala. Kristlastega seoses veel nii palju, et seal on Damaskuses elab 4 patriarhi, kes kõik kannavad tiitlit Antioquia patriarh. 4 Antioquia patriarhi, nendest 2 on idakatoliiklased, üks on idaortodoksne ja üks on Süüria jakobiitide Antioquia patriarh. Niimoodi. Me peaksime veel natuke rääkima judaismi jäljest, aga ma arvan, et me vist lükkame selle järgmise korra, tõenäoliselt kui kõik läheb plaanipäraselt, siis tegelikult ülejärgmise korra peale, sest vaatan, mis ma saan rääkida järgmine kord, mis on mitte 2 nädala pärast, vaid 3 nädala pärast on see järgmine kord. Nii et kohtumiseni 3 nädala pärast.